WRC3 klassi 3. koht, tere! Üks päev ta jalutas mul siin garaaži sisse, küsis kasutatud kruusarehve. Minu arust tõesti väga äge lugu. Kui meil mingisugunegi kuskil eelis oli, siis üks eelis oli võib-olla legend. Ehk see auto tuli kohale, sa proovisid sellega ja ütlesid, sellega ei ole võimalik sõita. Tegelikult käis selline raha kokkuajamine ja ega me väga nagu strateegiliselt veel kohe mõelda ei saanud. Kui keegi tuleks, ütleks täna, et näe, siin on patakas raha, sõida ja kui sa saad nii-öelda palga peale, siis maksad kõik tagasi. Sa võtaksid kohe vastu. Kui vaadates nagu just selliseid fakte, et see on nagu näha, et võiks edasi proovida. Tere kõik Betsafe'i spordipodcasti vaatajad. Täna taas teie ees, aga mitte Oliirise spordibaarist, vaid me oleme Pärnumaal ühes garaažis, kus tegusid teeb Egon Kaur. Tegusid tegi mees ka alles äsja lõppenud Rally Estonial, olles siis R5 autoga rajal ja näitas kohe, et kiirust on. Tulemus on siin laua peal. WRC3 klassi 3. koht, tere! Tervist! Kuule, see ilus pidu kõik, see ilus lugu, mis on nii ilus tegelikult tervikuna, mis vajab talletamist, oleks võib-olla isegi ära jäänud. Kui ei oleks olnud sellist amatöör-rallisõpra Kallet, kes asja käima lükkas ja rahva nii-öelda kaasa kutsus. Tegelikult sa ju ei mõelnud Rally Estonial startida või ikkagi mõtlesid? Ei, eks ta meil natukene nagu mõttes oli, aga ta oli pigem teises võtmes, et me lootsime, et tekib võimalus, et me saame enda protoga seal startida. Aga mida aeg edasi läks, seda selgemaks see sai, et see ikkagi võimalikuks ei saa. Et küll Urmoga suheltas ta ütles, et tal mingi lootus on, aga kahjuks see lootus kukkus ära ja siis nagu väga rohkem variante ei näinud. Ja kokku siis just ralli fännid, sõbrad, tuttavad, kes ei saanud nii-öelda muud väljundid kui oma nime sinna auto katuse peale, aitasid sind eelarvest, no ütleme sellise neljandikuga äkki või 15-20 000 umbes nii või? Ja ütleme niisugune kolmandiku vahele, et no põhimõtteliselt, kuidas ta välja nägi, meil Viru ralli tuli peale, ehk siis läks uuesti Eesti ralli hooaeg käima ja kuna seal õnnestus väga hea tulemusega läbi tulla ja siis oligi kodanik nimega Kalle Amatöör Ojaste, kes siis ise küll kohal ei olnud, aga sai nagu raja äärest väga positiivset informatsiooni ja kuna ta ise nagu ka selliseid videosid toodab sinna rallirahva kommuuni Facebookis, siis võttis kuidagi sellest ideest kinni. Aga oli see nagu täiesti eksprompt või oli see kaval PR-trikk teie poolt või tegelikult see oligi lihtsalt te ei tunne üksteist niimoodi, eks? Ei. Üks päev ta jalutas mul siin garaaži sisse, küsis kasutatud kruusarehve. Et ei me varem polnud kindlasti näinud, et siis ma leidsin talle siit mõned kruusarehvid, millega ta oleks saanud, sai ise siin oma BMW-ga sõitma minna ja ega me rohkem ei suhelnud ja siis järgmine ette ütles, et tal on selline plaan. Tänases julmas ja üsna küünilises maailmas minu arust tõesti väga äge lugu. Kokku tuli siis eelarve selline 60 000 põhimõtteliselt ja sealt tuli siis 15-20 000 vahele nii-öelda fännide raha. Ja just nii ta oligi, et selline puhas kulu, mis lõpuks kokku läks koos testide asjadega, oli lähemale 60 000 kanti ja tõesti rahva, fännide, sõprade käest see pea üle 15 000 summa kokku tuli. Millised kõige sellised metsikumad mõtted sul olid, kui sa said aru, et sa ikkagi peale lähed, et tegelikult sa ju ei saa kohe lapats põhja panna, sul on ikkagi mingi vastutus, sa tahad selle auto kohale tuua, sa tahad seda autot ikkagi näidata, et see protsentuaal, kui palju sa nagu mõtlesid, et mis protsendiga sa sõidad, et on see nii-öelda verinast välja või ikka natuke tagasi ka hoida? No tegelikult, kui nagu mõeldus see protsess käima läks, siis kõigepealt ju hakkas kogu see rahakogumisprotsess käima, et ega kogu väga suur aur läks nagu algus üldse sinna, et ega me ei mõelnudki nagu esialgu mingit strateegiatele, vaid ju isegi pressikonverentsini välja, meil ei olnud endiselt veel testikilomeetri raha koos, et tegelikult käis selline raha kokkuajamine ja ega me väga nagu strateegiliselt veel kohe mõelda ei saanud, et pigem oligi see, et kui me nagu saime nüüd Lõuna-Eesti ralli tehtud protoga, siis me saime aimu oma kiirusest, eks ole, mingil määral ja siis saime aimu ka nüüd autost, kui me testi ära tegime, et siis me võisime natuke hakata nüüd ette kujutama, mis meid siis ikkagi ralli ees ootab. Aga see testipäev, mis oli nii-öelda viimase hetkeni, oli justkui nagu veel, et seda ei tule. See lõpuks tuli, sa said 140 kilomeetrit testi, mis on iseenesest täiesti okei number. See hetk auto esimesel testikilomeetril ja viimasel kardinaalselt erinev. See auto, mis sulle kätte toodi, sellega poleks olnud võimalik sõita. On see nii? Jah, kiiresti kindlasti mitte, et kui jälle nagu mõelda, kust me pihta hakkasime,
tegelikult võtsime pakkumisi väga erinevatelt meeskondadelt ja erinevate autodega, et meil olid laual, olid Hyundai oli laua peal, oligi Škoda laua peal ja tegelikult ka Ford, et kõik olid natukene erineva eelarvega, erinevad tiimid, erinevad võimalused. Et siis proovisime teha sellise valiku, et me nagu oleks väga hea hind loomulikult, et me kasutame seda ressurssi maksimaalselt ära, aga samamoodi, et siis me ei jääks nagu mingis osas nagu väga alla, et see auto oleks ka konkurentsivõimeline. Ehk et siis valisimegi Ungari tiimi, mõtlesime ka kohe selle osas ette, et see seadistus oleks hea, et tegelikult ma soetasin sellise seadustuspaketi sellele autole ühelt tuntult tiimilt. Aga kahjuks oli nii, et see ei töötanud nagu nii, nagu pidi või vähemalt nii, nagu ma lootsin. Ehk see auto tuli kohale, sa proovisid sellega ja ütlesid, et sellega ei ole võimalik sõita? Kahjuks nii ta oli jah, et tõesti nagu kiiresti ei olnud sellega võimalik sõita, et puudus igasugune selline sõitja mugavus ja täpsus, mida ma siin protoautos tundsin. Ja see 140 kilomeetrit, sa jõudsid selle teha enda jaoks, mida sa siis nagu muutsid või kui palju sa said muuta, kui palju sul oli õigust midagi nõuda, et kui heaks sa said ta? Selles mõttes ma olen väga rahul oma meeskonna valikuga, et nende poolt ei olnud nagu ühtegi takistust selles osas, et mida nüüd autoga teha, et neid kohe nõus tegema, et seal kohati me panimegi neid seal erinevaid asju tegema, võib-olla topelttööna, aga sellist krimpsus nagu ei tulnud kuskilt, et kohe tehti ära ja saime edasi liikuda. Et väga suur roll oli kindlasti ühel Soome inseneril. See on siis Tuomo Turtiainen. Ja just, et tema kutsusin samamoodi siia testi kohale, et temaga töötasime ka selle proto kallal, et see proto sõitma hakkaks. Ja põhimõtteliselt meil oli väga hea koostöö, et kui ma tundsin, et probleem on selline, kirjeldasin probleemi ära, tema tegi muudatuse autol ja see kohe toimis täpselt nii nagu pidi, et niimoodi tegelikult me sammhaaval hakkasime minema, me ei teinud korraga suurt muudatust, et me läksime sammhaaval ja siis sinna 140 kildi lõppu saime tõesti sellise auto, et me nägime, et olemasolevast nagu kohe nagu rohkemat ei võta. Oli see nagu maksimum, mis sa nagu said kätte sellest või jäi sul midagi veel nagu kripeldama, et oleks veel paremaks saanud? Kripeldama jäi kindlasti, sest juba testis oli näha, et on mingid asjad selle autol, mis on nagu vajavad fundamentaalsemaid muudatusi, mis võtavad näiteks vedrustuse osas ja et just nagu vedrustuse sisu osas, et seal sellisena käituma panna, nagu näiteks ma olen proto puhul rahul, et selleks kulub aeg, et tuleb samort lahti võtta, sisu tuleb ringi teha, et see võtab aega. Meil neid võimalusi ei olnud, meil oli 2 järjestikust testipäeva, et pidime leppima sellega, mis meil on ja siis võtma selle välja, mis välja võtta annab. Tiimiliikmete suurus sellisel paketi juures, ma saan aru, on siis 8 inimest, aga nende 8 hulka kuulub ka 2 sõitjat juba. 6 inimest tegeles su autoga. Jah, et meeskonna poolt Ungarist tuli 5 inimest, siis, kes olid nagu püsivalt siis mehaanikud otsa peal. 2 olime, eks ole, mina ja Silver, ehk siis sõitja kaardilugajana ja 6. inimesena sinna meeskonna osas siis 6. inimesena ehk 8. Kaasasime siis enda poolt nii-öelda sellise koordinaatori, kes siis kõikide jooksvate probleemidega tegeleks, et kui meil endal mingi küsimärk kuskil tekkis, et me saaksime enda asjaga tegeleda, siis ta saab selle enda kaela võtta. See kiirus, mis tulema hakkas, see oli tegelikult kohe nagu näha, et see mees on nii-öelda konkurentsis kõikidega. See R5 klass oli Rally Estonial kõige konkurentsi tihedam. On see WRC2 või WRC3, vahet ei ole R5 autod, 28 neid peal ja ikka väga võrdne klass tegelikult, oleme ausad. Et see konkurentsi tihedus oli see, mis pani seda nii-öelda kogu aeg jälgima ka. Sa olid kohe tipus, kohe hakkas nagu justkui tulema, aga kohe hakkas ka juhtuma. Jah, täpselt nii ta oli, et kui võtsime tegelikult ühe sammu tagasi, ehk siis sükkseks nii-öelda proloogiks selle rallile hästi paljudel oli ju Lõuna-Eesti ralli. Et seal tegelikult me natukene saime aimu, et mis meie sellised tugevused võivad olla, sest ega meil nagu eeliseid muidu väga tegelikult ei olnud, kui me siin konkurentidega võrdleme. Eestlastega võrreldes, teiste eestlastega võrreldes, et sa ikkagi olid saanud sõita see aasta. Sul oli ikkagi käsi soe. Jah, eestlastega võrreldes küll, aga nüüd võtame, et kui me tahaks ikkagi sõita seal nüüd top 3 peale, eks ole, et kui võtame sealseid konkurente, et mis siis selle hea tulemuse, eks ole, peaksid rallil tooma. Ühest küljest pead olema, eks ole, palju sõitnud. Õnneks meil jah, tõesti käsi oli nüüd soe, aga kas ta nüüd soojem oli võib-olla kui põhikonkurentil, seda ma kahtlen, eks ole. No teiseks see, et siis sa oled seda saanud autot seda testida ja on täpselt sinu järgi seadistatud ja et need rajad oleks tuttavad. Isegi need rajad ei olnud neil tuttavamad kui meie konkurentidel, sest eelmisel aastal me sõita ei saanud, et me ei saanud stardist kaugemalegi. Et ütleme nii, et meil oli nagu väga selliseid eelise kohti meil ei olnud, et ainsa eelisena, mida me nägime Lõuna-Eesti rallil oli võib-olla see, et kui me kiiresti ärkame ja kohe nagu legendi põhjal selle hoo üles saame, et legend võiks nagu ainuke trump olla ja kohe kiire ärkamine, et me mõtlesime natukene salamisi, mõtlesin ise, et võiks võib-olla seda trumpi kasutada ja õnneks oli kohe niisugune hea tempo alguses. Kohe alguses oli ka hästi hea pikk katse, Prangli, mis nii-öelda
noh, kohe juhtus kõikidel tegelikult palju. Te tulite sealt hea hooga läbi ja saite hea tunde sisse. Ometi te lõhkusite kohe seal esimesel katsel seda esistanget, et see auto maandus hüpetelt, trampliinidelt maandus nagu esiotsa peale. Miks see nii oli? Eks nad tegelikult paljud maanduvad, kui pilti vaadata, et see põhimõtteliselt see esistang on pigem selline kulumaterjal, aga jah, vaadates, kui palju ta maksab, siis hea meelega hakkad ikka teda lappima ka seal. Et siis me tegelesimegi selle lappimisega, et ta meil nagu päris eest ära ei kukuks, et kuna 4 katset oli tegelikult selle ringil minna enne, kui servisisse jõuame. Et tegelesime selle lappimisega, lappimise käigus sai ka vahepeal kapoti poolt lähenetud, aga minu veana siis kapoti klambrid kinni panema. See oli siis seekord nagu sõit, sinu viga, sina pidid panema, see oli sinu vastutada. Selle võtan enda peale tõesti. Ja ütleme ära ka igaks juhuks, et see esistange hind ja sellele R5 autole, no võrreldes Protoga, mis meie selja taga on 10 korda kallim. Võiks öelda nii, eks? 200, 300 eurot ja 3000 eurot või? Ei, 1500 eurot. Jah, ütleme ta on sükene 6-7 korda kallim. 6-7 korda kallim, et 1500 eurot põhimõtteliselt esistange, kui sa selle ära lõhud. Jah. Päris korralik kuluartikkel. Päris korralik, oleks ma teadnud võib-olla. Nii, ja siis läks ralli edasi ja Kanepi katsel ilmselt kõik rallisõbrad on juba näinud kapott ülesse ja kohe. Ehk et see oli 17 kilomeetrit pikk katse ja sa tulid selle katse läbi nii-öelda tangi tingimustes, et piilusid kuskilt prao vahelt. Ja, et ütleme, plaan, mille me võtsime, see kohe nagu see plaan läks kohe kõrvale, et tegelikult esimese katse põhjal me nägime, et see tempoga on võimalik sõita, aga natuke see tempo on võib-olla liiga riskantne tegelikult, millega me selle esimese katse läbi tulime. Et võib-olla natukene oli seal seda liiga piiri peal sõitmist palju. Et mõtlesime, et võtame nüüd järgmise katse natuke rahulikumalt, sest ralli on ikkagi pikk. No saitegi rahulikult võtta. Jah, et aga siis kohe nagu kolmas käik sisse käis, et siis tuli see kapott ette ja ütleme, alt keskelt pilust ikkagi piilusid, siis oli võimalik kesetteed näha, aga hästi nagu nurkadesse ei näinud. Et kui tahtsid nurkadesse näha, siis pidid eelnevalt natuke seda autot suunama juba. Ja seal väike incident oli ka, surutasid välja ka sama? Jah, üks 5. põhja pealt tulek ja siis oli kohe põhimõtteliselt esimese käigu kurv seal taga, et ei näinud pidurdusel ühte nurka ja jäi natuke pidurdusega hiljast, vajusime välja, suretasime välja ja sinna läks veel oma mingi 6 sekundit. Põhimõtteliselt see kapott üleval sõites hoogu maha ju ei võtnud. Ei olnud mingit katastroofilist kaotust ei olnud. Seda mõtet, et jääks seisma, paneks kapoti kinni, seda ikkagi ei olnud. Et sa said aru, et sa saad sõita selle nii-öelda tankiga. Stardis oli küll see korraks, et kui see kapott käis, siis olid need tsensuuriga kohad, et paar sõna sai seal öeldud, aga siis ütlesin aga Silverit loe edasi ja läks sõit edasi, et tundus küll, et see sõit nagu oma olemuse poolest ei olnud nagu võib-olla nii puhas ja kiire, aga aja poolest tundub jah, et me ei kaotanud palju, et selles mõttes vähemalt see oli positiivseks selle katse lõpus. Ja positiivne tegelikult oli ju ka see, et esiklaas ei terveks. Pauguga tuleb pihta ja katki ei lähe. Tegelikult see vist natuke nagu üllatas sind ennast ka. Jaa, selles mõttes väga jälle rõõmustav, et me sellise auto valisime, et Škoda oli selles mõttes õige valik, millel see kapott lahti jätta. Et täpselt kuidagi niimoodi tuli, et esiklaas jäi terveks ja põhimõtteliselt peale kapotti mitte ühtegi muud kahjustust. Ehk et kui sa oleks olnud näiteks meie selja taga oleva Proto Fordiga, siis ei oleks vist väga lootust olnud, et auto esiklaas terveks. Ma kardan küll, et siin oleks selle kehvemini läinud jah, et kuidagi see Škoda kapott oli täpselt õige ehitusega. Aga siis sellist kogemust sul varem olnud ei ole? On rallisõitjad, kes on seda elanud üle, me teame Marko Märtin pikalt edasi. Sul oli selline varem ka või ei olnud? Ei, rallil küll ei ole niisugust asja juhtunud, jah. Ja nüüd kohe siis MM-il, mis oli siis sulle karjääri jooksul 12. MM etapp, me jõuame sinu sellest varasemast karjäärist ka natukene veel rääkida, aga läheme selle Rally Estoniaga edasi. Refid ja veel kord refid oli ikkagi märksõna kõikidele. Michelin juba põhjendas, mis seal oli, see põhjendus oli küll natuke arusaamatu. Sina sõitsid Pirelliga samamoodi, tegelikult suurt vahet ei olnud. Oli see Michelin või Pirelli, kõigil läks? Jaa, refi purunemised ikka juhtus, et ei jäänud, tundub, et väga keegi ei puutumata sellest, et Oliveril ka mingitel katsetel, ma mäletan, see ref läks ja nii läks ta ka meil, et esimene ref läks meil Elva esimesel läbimisel. Selles mõttes oligi natuke kahju, et me seal püsisime nagu ikkagi endiselt veel Oliverile väga lähedalt, sest 3,8 oli äkki enne seda katset vahe, aga siis pärast seda, kui seal ref keset katset läks, siis me kaotasime seal äkki mingi 7-8 sekundit ja siis oli vahe juba 11. Ehk selle ralli krossi osa, asfaldi osa, sa tulid juba tühja refiga, jah? Jaa, ei, seal oli täitsa selline, et parempoolsetesse kurvidesse enam käsipidurit vaja ei läinud. Aga sa läksid esimesel päeval peale 2 või 1 varuga? Läksin 1 varuga.
ikkagi see risk oli olemas ka. Ja see risk oli olemas ka, aga me olime sellega tegelikult ikkagi arvestanud, et me ei teinud seda nagu uisapäisa seda otsust, et meil oligi see, et kasutada natukene ikkagi esimesel ringil ka sellist kõik eelised ära, mis meil vähegi on, et saaks kohe oma kiiruse üles. Kogu ralli vähemalt visuaalselt minu jaoks sellise pööraseim katse. Võib-olla ma lihtsalt olen nagu sellise kõvera silmaga, aga see Kaagvere teisel päeval, see oli nagu raju, see tegelikult oli ikkagi nagu raju vaadata auto sees kaamerast, et kuidas see info kõik kohale jõuab ja sõita seda vastu võtab. No teil läks seal ka ref, et selles mõttes võib-olla sa teisel läbimisel võib-olla seda nii kiiresti sõitma ei pidanud, aga seal läks ka. Jah, tegelikult oligi ju enne seda teist läbimist Arula peal juhtus meil ka väikene intsident. Saime seal 2 ratta peale ja siis pidime tagurdama. Et seal me kaotasime täpselt niimoodi aega, et me nüüd jäime 3. tooks hetkeks, aga et me ikkagi tahtsime nagu endiselt konkurentsis olla ja oma teist kohta ikkagi üritada tagasi võtta, aga kohe see nulliti meil algus ära, kui alguse kitsa osa peal oli tunda, et nüüd on üks tagumine ref jälle läinud ja see tuli ülejäänud katse läbi lonkida. Aga see esimese päeva lõpp, kui see Elva läbi oli, siis sa vaatasid seda tabelit, kas sa said aru ka, et kurat, et tegelikult ma olen ju täiesti nagu konkurentsis, et kas see nagu tekitas uueks päevaks mingi uue strateegia või sa läksid terve nädalavahetusele vastu nii-öelda tundega, et vaatame, mis saab. Ei, me ikkagi proovisime mingi plaaniga minna, et kogu aeg oli ju seda näha, et kõigil kogu aeg midagi ikkagi juhtub, et kes suudab nagu selle stabiilsuse üles leida, et me ikkagi samamoodi ajasime seda stabiilsust taga ja pühapäeva ikkagi esimene ring meil täiesti see õnnestus, et kõik esimesed 3 katset tulid täpselt nii nagu ikkagi vaja oli, et stabiilselt ja samas ei kaotanud palju, et ilusti püsisid need konkurendid taga, kes pidid püsima. No ütleme, see on selline klassikaline Eesti ralli jumal, kes nagu ikkagi soosi oma sõitjaid, et see ennem Kambiat põhimõtteliselt oli sul ju poodium läinud. Sa olid olnud kogu aeg Solbergiga võrdne enam-vähem niimoodi, Östbergist kiirem, Kajatanovitšist kiirem ja siis kogu see jama viis sind juba nii-öelda poodiumilt välja. Kambja katsele läksid peale, mis mõttega siis? Power Stage'ile? Me läksime ikkagi selle mõttega, et ikka kiiresti sõitma, et sa ei tea kunagi samamoodi võib teistel midagi juhtuda, et hoiame endiselt tempo üleval, et rütm püsiks hea ja me saime täitsa normaalse aja sealt. Mis tunded olid hetkel, kui said teada, et Kajatanovitš on katuse pandud? Teiste ebaõnne üle pole kunagi hea. See niisakas vastus, aga ikkagi. Aga ei, loomulikult, et see ikkagi tegi rõõmu, et me saime selle tulemuse kätte, mille järgi me ikkagi tulime, et poodiumi koht tuli. Ehk et kui palju sa arvad näiteks, me täna ainult spekuleerime, et see karikas siin laua peal on, et see poodium tuli või seda poleks olnud. Su edasist käekäiku vaadates, kui palju mõjutanud oleks? Ma ei oska öelda, ma arvan, et selles mõttes oli ikkagi selline plaan, et näidata see kiirus ära, ma usun, et seda me näitsime. Seda näitsite nii, aga lõpptulemusena on ikkagi see. Jah, et nüüd ikkagi vähemalt ikkagi on lõpptulemus ka olemas, et on võimalik ka ikkagi see auto finišisse ka tuua. Et ma usun, et see kõik on ju tegelikult oluline hea rallisõit ja oskuste puhul. Kokkuvõttes Egon Kaur ennem Rally Estoniat ja pärast Rally Estoniat, et milline erinevus on ühel rallisõitjale? Ma usun, et ei ole erinevust, võib-olla lihtsalt paljud on nüüd rohkem seda nime kuulnud, et ega meie sõit kindlasti arenes, et loomulikult MM õpetab just palju, eriti sellise strateegilise poole pealt ja mis su konkurendid teevad ja kuidas lähenevad, et see annab ikkagi kogemust ja just seda, et kuidas siis sellele võistlusele läheneda. Aga ma muus osas ma ikkagi olen samasugune ikkagi Egon endiselt. Aga ikkagi? Ka see on näide sellest, et miks seda MM-is ja Eestisse kas või vaja oli, et nii sina kui Virves väikses klassis, siis juunioride arvestuses ikkagi said nagu pildile ja sa said ennast võrrelda maailma parimatega. Sa poleks ju läinud kuskile piiri taha ennast proovima, niikuinii poleks läinud, et see rong oli justkui nagu läinud. Nüüd see rong tuli sulle siia koju, sa võtsid sinna vagunis koha sisse, sõitsid see ralli kaasa, said selle 3. koha. Loodad sa reaalselt täna, et sellest oli ka mingit kasu tuleviku mõttes? Ja kindlasti loodan, et võib-olla kui me oleks seal ikkagi kuskil ikkagi esikolmikust väljas olnud püsivalt ja kiirus ei oleks olnud piisav, et konkureerida kõige kiirematega, aga ikkagi me püsisime selles mõttes ikkagi kogu aeg väga lähedal ikkagi Oliverile, et kellel on need kõik eelised olemas, mida meil tegelikult ei olnud, meil ei olnud isegi koduväljaku eelist temaga võrreldes. Et kui vaadates nagu just selliseid fakte, et siis on nagu näha, et võiks edasi proovida. Sa oled täna 33 juba, sa oled 33 aastane. See on tegelikult noormees, aga mingis mõttes ikkagi juba
mitte ei saa olla tuleviku lootus. Jah, paljudel on kuidagi see vanus probleemiks. Ma ise ei tunne, et see probleemiks oleks ja ma usun, et ajad näitavad seda samamoodi. Samas sa korra oled olnud sellises olukorras, kus tänane Rally Estonia teise koha mees, Craig Breen, sa olid temaga võrdne aastal 2011, kui sa sõitsid tänases mõistes võime öelda siis seda juunior WRC-d, eks, et tol hetkel oli WRC Akadeemia, eks. Just. Sa panid esimesed etapid seal kõik hooga kinni, siis Priin pani ka midagi kinni, lõpuks Priin võitis sind ainult tänu sellele, et ta oli kiiruskatse võita rohkem. Just. Kuidagi nii, eks. Ja. Ehk et sa olid Craig Breeniga võrdne. Tema tee läks edasi ikkagi nagu niimoodi, sina kadusid ära. Mis juhtus? Jah, saatus meid ei soosinud. Meil oli ralli võita rohkem ja tal oli kiiruskatse võita rohkem, nii et võrreldes muude klassidega, siis juunioris oli täpselt see, et kellel kiiruskatse võita rohkem, siis see otsustab, et nii ta läks ja kahjuks oli kõik kogu ju aur ja eelarve ikkagi sinna läinud, et meil ei olnud lihtsalt puht füüsiliselt enam pärast seda enam võimalik kuskilt seda leida, et nüüd tõesti võtta veel mingisugune nervis hooeg pärast seda ette. Aga siis ei tulnud tegelikult ju ikkagi keegi su juurde öelnud, ma nägime, et sul kiirus oli, kõik oli, siin on raha, sõida ja kui hakkad midagi võitma ja saama, maksad tagasi. Seda ei olnud? Ei, seda küll ei olnud jah. Et ma arvangi, et ega sealt väga lihtne ei ole ikkagi niimoodi, et R2 pealt R5 peale minna, et keegi kohe ütleb, et võta, siin on suur hunnik raha, et mine ja sõida. Et see on raske tee, et sellepärast on iseenesest hea sellised süsteemid, nagu nad on siin aastate läbi olnud, need erinevad Teamhacki programmid, et kus sa ikkagi sa teed selle tulemuse ära, saad selle järgmise sammu teha. No Teamhacki programmis sa said natuke nuusutada, 2014 Sardiinia. Ta on Teamhacki programm, me lihtsalt sõitsime Teamhacki refiga. Okay. Aga seal oligi see probleem, et refi purunemis oli hirmsat moodi samamoodi, et esimene päev Sardiinias, kui me seal sõitsime selle R5-ga, siis Ott lausa pidi katkestama, kuna tal lihtsalt saidki rehvid otsa. Meil lihtsalt natuke läks õnneks, et me jõudsime selle 2 refi läks puruks, 3 läks katse peal, aga suutsime välja venitada veel niimoodi, et natuke refi oli peal, et keegi meid maha ei võtnud enne servist. Aga ikkagi, ma mäletan seda aega, siis oli jutt, et umbes kuidagi nii, et sa lähed teed nagu, proovid teha nagu selle hooja kaasa. Aga see Sardiinia jäigi nagu selliseks üheks linnuks, et rohkem ei tulnud. Jah, meil oli lootust, et saaks sealt edasi ikkagi ka seda eelarvet kokku, aga kuna see eelarve kulu oli võib-olla oodatust isegi suurem, mis meil sinna läks, et siis meil jälle taaskord see finantsiline piir ette tuli. Kui tihti sa ikkagi õhtuti magama minnes, mitte patja ei nuta, aga mõtled, et kurat, kuidas mul nii on läinud. Mul on ju see kiirus, mul on see kõik olemas, ma oskan autot seadistada, ma tunnen autot, aga keegi ei helista. Ma arvan, et ei ole väga. Pigem on, et tuleb see selge endiselt sirgu hoida ja mingisugune estlaslik jonn on, et nagu me ei jätnud seda praegu pooleli ja võitlesime kuni viimase katseni, siis jätkame rühkimist. Et ütle, kindlasti on oma roll siin sellel protoauto ehitusel, et see on ka meid sellist omajagu tugevaks teinud. No see protoauto ehitus kindlasti nii-öelda närvikava mõttes on siin tugevaks teinud. Sellest on palju räägitud, eks, et ta ikkagi ise ehitad ja ta ei kesta ja ta ei kesta. Et see võib olla nagu väga nöök just nagu sõidumehel, et sa veedad siin garaažist nii palju tunde, lähed peale jälle. Aga sa ei anna alla, sa ei ole alla andnud ja nüüd sa oled selle auto saanud ikkagi sõitma ja vastupidavaks. Jah, ma arvan, et tegelikult kokkuvõttes ongi võib-olla see üks meie tugevus, mille tänu meilele see tulemus ka praegu tuli. Et kui me nüüd vaatame ajalust tagasi 2016 aasta, siis me sõitsime Silveriga esimest korda koos. Ja tulime see aastaga siis Mitsubishi Lancer Revolutioniga tulime Eesti meistriteks. Aga siis oligi see, et põhimõtteliselt jälle kodune konkurents selles klassis oli alistatud, et peaks nagu proovima nüüd mingit kiiremat autot, aga R5 oli lihtsalt, sellel ei hakanud hammas peale, et kuidas saaks kogemust mingi nüüd kiirema autoroolis. Et R5 on ju tegelikult, kus meil vaja on MM-idel või siis EM-idel, eks ole. Et kodus tegelikult ei ole vaja sellist homologeeritud autot, piisab, kui on mingisugune analoogne auto, mis on vähemalt sama kiire. Et sa saad selle kiiruse tunnetuse ja sa saad need oskused. Et ta on nii palju soodsam lõppkokkuvõttes, kui ta kestaks. Jah, et ta oleks palju soodsam. Mis ta on siis? Mis see nädalavahetus hinnu? Ma ei tea, ütleme, lähed R5-ga Saaremaale, lähed sellega Saaremaale. Mis see vahe on? See on ikka umbes 2,5 korda vahet meie jaoks, et ütleme 2 korda. Saad ikka 2 korda rohkem sõita. Et jah, kui me alustasimegi nüüd selle ehitust, siis eks nagu siin ongi Urmo unistas MM-ist, paljud ütlesid, et see ei ole võimalik. Me alustasime selle ehitust, siis kohe alguses öeldi, et ei hakka kunagi R5-ga võidu sõitma. Et täna ma usun, et me ikkagi seda juba teeme. Sa oled R5-i tegelikult, neid protoautosid nüüd ikkagi natukene juba nagu maha ka müüd. Kui palju sul üldse neid mehi on siin garaažis, kes neid autosid ehitab?
Siin tegutseme kokku 4 ja pluss siis mina, et kus 2, jah. Ütlen praegu on meid kokku siis koos minuga 5 ja tänaseks oleme siis algselt ehitasime 2 protoautot, millega sõitsin mina ja Priit. Need müüsime nüüd Soome maha. Priit Koik siis? Jah, need siis sai Soome maha müüdud, 1 ehitasime Venemaale ja nüüd siis 4 on see. No kui palju, kui ma tahaks osta sellist autot, nüüd ma olen ka rallimees, et tahan osta, palju see maksab siis? Ma arvan kuskil nüüd täitsa uus tutiks auto ehitada, kuskil see netohind jääb kuskil 130 kanti. 130 000 kanti? Jah. Ja kui me võtame siin R5 auto, siis see on ilmselt mingi 300 äkki. Ei, ta on kuskil 230-40 kanti, jah. No ikkagi tuntavalt soodsam see on. Ja nagu neid stangesid ka võrdleme, siis ka jooksvad kulud on natuke erinevad. Aga kus sa üldse võtad kogu selle protoauto jupid, et on see nagu M-spordi teema sulle või sa seda selle kompanii? Ei, väga paljud asjad on ikkagi saadavad ka tavalisest kaubandusvõrgust, et näiteks ju enamus mootorit on näiteks Fordi mootor ja infoautost on neid võtta, et lihtsalt sportjuppe nagu tavaliseltki, kui mingid autosid teed, Evotegi puhul erinevad kolvid, kepsud, neid on tuntud tootjatelt saada ja kerepaneel siin näiteks Reinsalu spordist. Kes sulle nagu selle nii-öelda algse kogu selle asja nagu pähe pani, et ma hakkangi autosid ehitama või kuidas sa sellele jõudsid, et sa nüüd oledki autode ehitaja? Kuidagi lihtsalt olude sunnil. Meil oligi see sama probleem, et tahtsime kiiremat autot, aga meil ei olnud lihtsalt finantsi, et see oli ainuke variant seda ajapikku ise ehitada selline auto. Et meil on siin garaažis veel niisugused paar teravat insenerijat, kellel siis seda Evo ehitades on lihtsalt vahetad selle jupi ära ja eks ole, see on kogu see töö, mida see mehaanik teha saab ja ennast proovile panna saab, aga siis oli selline korralik väljakutse kõigile ja see kuidagi hakkas kohe motivatsioon tekkis. Aga kes ikka selline mentor või kuidagi, et kes üldse siin nagu viis selleni, et sa julged siia kapoti alla minna ka ja igale poole mujale ka, et... Ei, ma arvan, see oli ikkagi puhas enda tahe ja initsiatiiv, et me tahtsime midagi kiiremat ja tahtsime midagi ära teha ja ütleme, võib-olla see andis isegi hoogu juurde, kuna sellel asjal oli nii palju selliseid mitteuskujaid ja vastasid. Nüüd Saaremaale tuled siis sellega? Jah, Saaremaale on sellega plaan tulla. Läheme siis veel kord selle nii-öelda Rally Estonia juurde, et sa lõhkusid seal ka neid stangesid, ikka läks ette ja taha ja kas selle paketi sees, see lõhkumine nii-öelda, see tuleb veel nagu juurde siis rahalises mõttes? Ja ikka lõhutud detailid tuli eraldi ära maksta, et ega selles mõttes rahaliselt üle küll midagi seal ei jäänud. Et läks esistangesi, läks tagastangesi. See mingi kindlustuse alla, need asjad sellises maailmas ei lähe? Ei, kindlustusena üldiselt jah, kui toimub mingi õnnetuse raja peal, siis tuleb kindlustus kasutusele võtta, kui see ületab oma vastutuse summa. Seega sul ikkagi finišisse jõudis lisaks karikile anti ka veel mingi tšekk ette? Väikse tšeki sain, jah. Aga sellega nii-öelda on see makstud, sellega on klaar majas? Saime põhimõtteliselt klaariks, jah. Paljud arvavad või küsivad, et mis nüüd edasi saab? Mis saab edasi? Tahaks nüüd samamoodi ikkagi korralikult tööd teha, et siin natuke oli korraks kiirelt sellise emotsiooni pealt mõte, et äkki veel jõuaks see aasta mingi MM-ile proovida vähemalt eelarvet kokku koguda, et mis siin reaalne järgmisena WRC etapp tuleb, on ju tegelikult Sardiinia, aga Sardiinia ka tegelikult kohe ukses, et siin on ju niivõrd tihe kalender praegu tekitatud, et tuleb nüüd Türgi, tuleb Sardiinia, et Sardiinia regamine saab tegelikult ju järgmine reede juba läbi, et siis põhimõtteliselt selleks ajaks peaks eelarve koos olema. Tundub natukene liiga müstilise plaanina. Ehk see jääb ära. Sellel aastal sind rohkem MM-i stardis ei näe? Kipun arvama jah, et kui siin nüüd viimase nädalaga mingit imet ei juhtu, et siis see on natuke liiga ulmeline plaan, aga mõeldes samas edasi, siis tahaks ikkagi natukene seada selliseid sihte, et me ei tee siis nii-öelda üksikürituste korras neid MM-etappe, vaid äkki prooviks teha plaani natukene rohkem neid, et vaadata natuke järgmisse aastasse ja äkki 5-6 etappi kaasa prooviks vähemalt teha eelarvelis mõttes. Järgmise aasta kalendrit ei ole veel ju välja tulnud, et sa tegelikult ei tea, kus see sõitmine on. 5-6 etappi kõlab ambitsioonika plaanina, kõlab ka üsna kuluka plaanina. Jah, ma arvan, et me peaks mingi eesmärk tuleb selles mõttes seada, et praegu meil oli aega siis kokku 1,5 kuud nüüd seda Rally Estonia eelarvet koguda, et nüüd ongi sellepärast tulekski võib-olla varakult see asi ette võtta, et oleks rohkem aega seda eelarvet kokku saada ja kui ei tule kokku, tuleb äkki vähem, siis sellega poolest saaksime sõita ja kui õnnestub jälle taaskord kiirust näidata, siis selle pealt saame jälle edasi minna. See kiirus on sul nagu olemas, et
kui me võtame nüüd seesama Rally Estonia, Östberg tegelikult selja taga Gräzinist, Veibist nagu ei olnudki midagi rääkinud, tegelikult vastu sulle ju ei saanud. Ometi nad sõidavad selles nii-öelda tehase toega tiimis, et kuidas see neil nii hästi on läinud ja siin üks kiire mees ei saa? Jah, selles mõttes see annabki ju jõudu jaksu juurde, et kui tõesti selliste meestega õnnestus võidu sõita, et kahjuks on praegu nii läinud, aga ongi, et ei tahaks praegu nüüd küll alla anda, et tahakski võidelda, et suudame nendega veel kord võidu sõita ja võib-olla järgmine kordki siis veel tõsisemat konkurentsi pakkuda. No paljud ütlevad jälle seda ka, et okei, siin kodus sa saad hakkama, aga et mine täiesti teistesse tingimustesse ja asjadesse. See kogemus sul mingisugune on olemas aastate tagune, aga mitte liiga suur. Kui erinev see on ikkagi sõita siin mingil määral ikkagi tuttavates oludeseks ja tuttavate rajalõikudel ja minna näiteks, ma ei tea, seesama Sardiinia või Türgi või midagi sellist. Ma proovin kogu aeg, et eks ma nagu igapäevaselt teen ju tegelikult ka igapäevane töö on mul ka koolitused. Ma tegelikult koolitan ju rallisõitjaid ja legendikoolitused, sõidukoolitused. Et tänu sellele on niisugune hästi sihuke loogikale põhinev lähenemine on mul alati, et füüsikaseadused on ju tegelikult igal pool samad ja oluline on see legend õigesti kirja saada ja see auto endale mugavaks saada, et siis ma ei näe nagu probleemi, miks siin Kruusapel või kuskil Portugali või Sardiinia Kruusapel, et miks me ei peaks seal hakkama saama, et samamoodi ju tegelikult meil ei olnud siin isegi koduväljaku eelist, me ei olnud siin koduväljakul saanud paar aastat sõita seda Rally Estonia teed. Kui palju sa kohendasid kogu selle ralli jooksul legendi, et kui palju sa panid puusse esimese läbimise ja teisega? Ei kohendanudki. Ei kohendanudki, sest me ma arvan, kui võtta, et kui meil mingisugunegi kuskil eelis oli, siis üks eelis oli võib-olla legend. Et me tegime väga kõva tööd nii legendi kirjutamisel kui ka siis tegelikult legendi videode vaatamisel, et kui see laupäevane võistluspäev läbi sai, siis me ei läinud veel koju puhkama. Me läksime neid videosid vaatama, et kõik oleks ideaalselt õige, et seal probleeme ei oleks. Kui palju seda legendi kirjutamist, kui see eelis oli, kui palju selle nimel tööd vaeva nägid? Üks asi oli see 140 kilomeetrit testimist, nii on nagu täis tööpäevad, aga just see legendi kirjutamine, et miks sa ütled, et see oli eelis? Äkki teised tegid samamoodi? Võib-olla tegid, aga vähemalt meil nagu selles mõttes küll nagu väga selliseid liiga palju vabasid hetkesid ei olnud, et kui vaba hetk oli, siis selle pani kas Silver või ma ise, et videode näol panime ikkagi legendi vaatamise ja kohendamise alla, et ei tekiks ühtegi koma, et kogu see info, mis tuleb, et see tuleb loogiliselt, et tegelikult oluline ongi ju see rütm, et sa kõik info saad maksimaalselt kätte, et kui sa saad maksimaalselt kätte, siis sa saad teda ka maksimaalselt kasutada. No see ütleme seesama Kaagvere, milline sinu jaoks kõige rajum katse üldse oli, mis sa mõtled tagasi see Rally Estonia, milline katse, kõige rajum katse just sõitja jaoks oli? Eks see Kaagvere oligi, et tegelikult oligi näha, et pühapäeval esimesel ringil, kui me seda sõitsime, et me olime selle nii-öelda stabiilse, pigem rahulikuma lähenemisega seal peal ja täpselt legendi järgi sõites ja isegi siis vaatasid, et igal pool ongi täpselt nii, nagu legend on kirjas, et kui oleks nagu natuke rohkem surunud, siis ega seal oleks väga lihtne kuskil välja sõita olnud ja ega me nägime, et seal neid ka juhtus. Läks ka? Aga teisel läbimisel, okei, seal juhtus see äpardus, eks ole, aga just need, ütleme sama, Power Stage'i teine läbimine, sättisid midagi veel või ei sättinud? Ei, legendi mõttes ei sättinud, et muidugi peab olema ootamatusteks valmis, et selles mõttes see tee muutub ja seda ei ole võimalik lihtsalt legendi kirja nii hästi panna, et sa ei näe, kas seal nüüd mingil pidurdusel rööpas tekib seal mingi astang või ei teki. Et tegelikult koht, kus näiteks ka Tanovits ka eksis, et seal oli väga paljudel momente, mida ka sõitjad pärast rääkisid, et samamoodi oli ka meil seal moment, et selliseid kohti tegelikult ei näe. Ja see sama eelviimasel katsel ka Otil väikene moment tundus, et see oli ka vist, kui ta ütles, et teadis, et see olukord, et see on seal niimoodi kuidagi nii-öelda viskab rööpast välja, eks, et ka tal oli samasugune olukord. Et see ilmselt, see ongi teisel läbimisel paratamatus. Jah, see on paratamatus, et kui esimene läbimine võib-olla tee ei ole nii muutunud ja sa saad ilusti puhtalt selle legendi usaldada, siis teisel läbimisel lihtsalt tekib pinnase see hävinemise tõttu neid momente. Stardipositsioon oli sul tegelikult ju võrreldes teistega, just nende nii-öelda tipu R5 meestega kardinaalselt erinev, et see oli ju mingis mõttes ebaaus. Võtame selle kasvõi selle esimese päeva, seal hakati päeva keskel Mäeküla vist oli katse või midagi räägiti, et läks nagu päris koledaks kätte ära. Ralli on ralli, nii on, tingimused on sellised nagu on, eks. Sa tulid sellel esimesel päeval teistest nendest R5-test ikkagi, ma ei mäleta, mis see oli seal 10 või 11 autot tagapool, et see rivi oli eest juba läinud, neid R5-i ka. Ei olnud päris võrdne olukord. Ma arvan, et ega meil nüüd mingit
probleemi ei olnud võib-olla esimesel läbimisel sellega, et esimesel läbimisel, ma arvan, see rada oli veel täitsa okei. Et siis olid enam-vähem võrdsed alused. Pigem oli probleem teise läbimisega, et siis, kui see tee ikkagi kuskilt otsast hakkab juba järgi andma, siis ta annab juba kiiresti, tekib see suurem ja suurem rööbas. Et seal ilmselt oli näiteks Östbergiga päris arvestatav vahe. Pluss oli veel see, et ju esimese või nii-öelda laupäevase päeva viimasel katsel, Elva katsel hakkas vihma sadama, aga esimesed jõudsid täitsa kuivalt läbi. Ja. Et me tegelikult tulimegi Oliveriga sealt põhimõtteliselt sama ajaga, siis Oliver tuli, ütles mulle ka, et need said seal puhtalt läbi, et ilmselt sealt tuli aja vahe, sest ta ütles ka, et ega ta väga palju kiiremini peaks saanud. No sa tulid ju sealt katkise rehviga läbi vihma. Teine läbimine. Et me tulimegi sealt Oliveriga sama ajaga, teine läbimine. Ja teisel päeval tundsid sa, et oli siis parem nii-öelda sõita, sa teisel päeval olid see esirivi punt oli koos ja oli sul parem sõita siis? Nojah, kuna meil oli ikkagi lähenemine oli võetud selline pigem natukene rahulikum selleks teiseks päevaks, et oli nagu aegadest näha, et me kartsime küll, et Östberg hakkab tagant tulema, aga me ilusti suutsime kuni selle rehvi purunemiseni, või see tähendab selle kaheratta intsidendi tähendab, kuni selleni suutsime ta ikkagi selja taga hoida stabiilselt. Kui palju sa teiste härradega seal vestlesid ja juttu tegid, et seal Östberg, Solberg, kes seal kõik sul juures ümber olid juba teisel päeval ka, et vaadati sind kuidagi ka, et kuule, kes sa oled selline? No esimene päev oli meil, eks ole, Rainer ees ja Priit taga, et siis ei olnud. Siis neid ei olnud. Et teine päev jah, oli Solberg oli ees, siis me saime temaga ikkagi paar korda rääkida, aga üldiselt oli ikkagi ralli oli selles mõttes ikkagi väga kompaktne, et kogu aeg oli tempo taga, et ega sul väga ei olnud aega seal juttu puhuda, et tavaliselt pididki auto kallal veel midagi seal tegema, et see aeg läks kähku ära ja pidid jälle juba järgmise katse stardi saama. Oli see ka tegelikult natukene nagu uudne sinu jaoks, et tõesti see tempo oli peal kogu aeg, et laks ja jälle keskendumine. Oli see midagi uus su jaoks? Ei jah, natukene kindlasti, et tempo oli kogu aeg korralik peal ja tähelepanu ei saanud väga nagu alla kukkuda lasta, et oligi kas siis katse peal pidid väga terav olema, kohati pidid ka tegelikult olema üle seda terav, et kui sul ongi vaja seal rehve vahetada tagant ette mingeid väikseid parandusi teha, et sul ei ole seda aega palju, see peab olema väga efektiivne töö, et selles mõttes oli kuidagi hakkas Silveriga isegi see osa väga hästi lõpus sujuma, et me täpselt teadsime, kus keegi midagi tegema peab. Ehk see nii-öelda esimese päeva kohe kiire kapoti lahti unustamine võib-olla oli ka selline nii-öelda äratuskeel, et et teravust tuleb hoida. Ja kindlasti, et lõpus, kui me hakkasime seda kapotti seal parandama, et siis me saime juba esimese koolituse seal Silveriga kätte, et kohe kuidas see kapott uuesti külge saada, nii et ta ka edasi saab sõita. Aga kuidas te pahitasite siis külge tagasi? Mäletan, ma ju ralli eel küsisin, et palju sa julged selle R5 või suhteliselt äppima hakata. No muidugi ma arvasin midagi muud, et sa pead seal võib-olla üle sõitma. Keretöid ei peaks tegema hakkama. Aga et sa pead keretöid tegema seal, et kuidas, millega siis kinni läks siis? Toore jõuga, et põhimõtteliselt jah, et oli küll nagu teistpidi, eks ole, et vaatasime, et ta ei läheks kuidagi juhtmestikule vastu ja hakkaks midagi läbi hõõruma, et surusime ta natukene rohkem kujusse ja kinnitust kinni ja läks edasi. Ehk et kinnitustega ikkagi sai veel teda kinnitada? Ja, ütleme, oligi seal põhiline probleem oli, et me teda seal tagudes just need kapotinged hakkasid natuke järgi andma, et kui need otsad annavad, kus me selle kapoti siis paneme, et pagassi või, et siis ei saanud seal väga lõhkuma minna, et tegime täpselt nii palju, et see kinni läheks ja midagi hakkaks alt ära hõõruma. Kui sa peaks täna ütlema, kes sa nagu oled ametilt, kas sa oled professionaalne rallisõitja või oled see professionaalne tiimiomanik või oled see professionaalne autoehitaja, kes sa oled? Ausalt öeldes, kui siin nüüd viimased see pool juulikuud ja terve augustikuud see eelarvega kokkuajamine käis, siis võiks öelda, et kokk-kondiiter keeritaja, et kõiki ametit tuli korraga pidada, et tuli garaaži käimas hoida, koolitused olid endiselt, tuligi seda eelarvega kokku ajada, nüüd selle tiimiga suhelda, sponsorid, kõik asjad, et väga raske on öelda, et me oleks nüüd mingi üks amet. Ja selle kõige kõrvalt tuleb ka siis veel võidu sõita lõpuks. Ja lõpuks see element tuleb ju ka juurde tuua, et see kõik lõpuks soorituseks ka seal rajal kokku panna. Aga jällegi, ma arvan, et kogu see protonduse aeg, mis meil nüüd on olnud, et see ongi tegelikult selleks koolitanud, et kui me protosid eetisime, siis meil oli väga palju selliseid pikki öid ja põhimõtteliselt mõnikord oli nii, et said auto valmis ja panid auto hommikul kell 6 rekka peale ja läksid testi ja ei maganudki, et lihtsalt see on, ma arvan, niivõrd hästi juba koolitanud. Ühele spordimehele, ma mõtlen, et sa oled nagu ikkagi nagu spordimees, sa oled nagu rallit sõidad, spordimees. See, mis nagu toimub selles mõttes, et tuleb Rally Estonia, ei tule Rally Estonia, tuleb Rally Estonia, ei tule Rally Estonia.
mis tunded see sinust tekitab? No eks ta jah, selles mõttes kõik tahame ikkagi, et see oleks konkreetsust rohkem, et ja ikkagi oleme ühtse asja eest väljas, et oleme ühtse autospordi eest väljas, et loomulikult tahaks, et Eesti autospordis oleks ju kõik hästi. Ehk siis see tegelikult, keegi maandus, et tegelikult see ikkagi nagu ju, kas või sinu eelarve kokkuajamise mõttes, et see on ju samamoodi nagu pidid siin 2,5 kuuga tegema mingi asja, sa pidid samamoodi, et sul oleks võib-olla ikkagi lihtsam, kui sa teaks, et kalender on paigas ja lähme nii. Ja loomulikult, kui on rohkem konkreetsust, aga eks ta praegu on ikkagi ajad sellised, et sul ei ole seda konkreetsust, et tingituna, mis ikkagi maailmas ju toimub, et samamoodi ju kurdavad nende probleemide üle ka näiteks Ogier, kes kurdabki, et FIA poolt hetkel ei tule kindlaid otsuseid, kindlaid suuniseid, mis siis saab edasi. Aga sa oled nii pikalt selles karusselli sees olnud, sa peaks mäletama, ilmselt sa olid nii-öelda algaja, võib-olla sa issa või see nii-öelda juunior, see eelmine majanduskriis, et sa võib-olla siis ei mäleta seda või ei adunud seda raha kokkuajamise poolt võib-olla nii selgelt ise. Aga nüüd, kui sa oled nüüd aastaid sõitnud, kas sa praegu näed juba, et on kuidagi keerulisem, et see nii-öelda tänane kriis on jõudnud juba ka nii, et sul on nagu eelarvet raskem kokku saada? Võib-olla mitte päris nii ei adu, et pigem ongi täna ikkagi lihtsalt teedki seda tuima tööd, et see kokku tuleks ja näed vaeva nii kaua, kuni ta tuleb, et ennem ei anna alla, kui kas on see võistlus käes või siis on raha koos. No ma näen, sul sargi peal on ka ju tegelikult liiga palju igasuguseid toetajaid ei ole. Yeah. Kaur motosport on üks, rallirahvas on teine, Pirelli ei ole su toetaja on ju, või kuidagi annab sulle soodsamalt treffe. Ja Pirelliga on ka ikka koostöö meil. Koostöö ikka, nii. Ja siis on Gustav ja Raudio, et põhimõtteliselt nagu 2 sponsorit pluss rallirahvas või? No ütleme jäämed, eks neid on väiksed on hästi palju, et siia särgi peale oleks neid, siis oleks terve särg juba täis, aga jah, need on need suuremad kindlasti, et kui ongi võtame, et Eesti rahvas, rallirahvas, siis pani selle kolmandiku, eks ole, põhimõtteliselt. Seega 2/3 pidime ikkagi kuskilt leidma, et selleks see tuli meie suurematelt ju sponsoritelt, et nüüd kui võttagi, et kui tahaks kohe mingit MM-i peale teha, siis selles mõttes on ka keeruline, et need sponsorid on hetkel tühjaks tehtud. Ütle ausalt, kui palju sa oled nagu näpid telefoni ja mõtled, et helistaks nüüd ja siis nagu, või kuidas see käib, et helistaks või ei helista, et küsin või ei küsi? Enne siin, kui nüüd Estonia eelarve kokkuajamine, siis me ikka neid meile ja kõnesid ja neid sai ikka teha igale poole, et 10. kohta helistasid, siis ühest kohast nagu mingi lootus avanes, et ega jah, see ütleme põhimõtteliselt on nii, et 10. kohast ühes võetakse jutule. No see on selles mõttes, et võetakse võib-olla jutule igal pool, et saada siis see meil ära, aga sealt nagu ei tule midagi, et see 10. kohast 1 on võib-olla selline, kes siis mingi abi saab sulle pakkuda tõesti. Aga sa küsid ju ikkagi nagu, ma ei tea, kas küsid 1000 kaupa või 10 000 kaupa või kuidas sa küsid? Erinevalt, et meil ongi ju, kui sa eelarvet kokku ajad, siis kellelegi ei ütle, et kui ikkagi kuskilt iga euro kaupa me kokku teda põhimõtteliselt ajasime ja ta ei olnud ka ainult nagu rallirahva mõttes nii, et oli kõikidega toetajate mõttes nii, et kõik 500 eurot, 1000 eurot, kõik oli oluline panus ilma, milleta ei oleks see toimunud. Kõige lahedam kogemus näiteks nende lõputute läbi helistamiste juures ja kõige kurvem kogemus, et kas mõni on nagu otseselt nagu puhka jalga mees? Ei ole otseselt, vähemalt ikkagi viisakus on olnud, et võib-olla pigem oli see, et mingid toetajatega sai tõesti nagu väga palju juba eeltööd teha, et sa juba kujundadki juba selle auto ära, milline auto välja näeb ja kombinatsioonid, et selles mõttes hästi palju eeltööd. Et kui paned ikka hästi palju auru sinna ära, aga kokkuvõttes ikkagi sealt midagi ei tule, et siis see toomab korraks jälle selle hoo maha, aga paned aga edasi. See Rally Estonia auto oli põhimõtteliselt sinimust valge, et kas see oli kuidagi nagu nii-öelda plaanitud, et ta või nii teemegi või? Ta oli jah, selles mõttes ka, et läks hästi kokku Eesti värvidega ja kindlasti ta läks kokku ka siis selle peatoetaja Raudio värvidega meil, et selle tõttu selline oligi. Tegelikult kui natuke ette rutata, siis see auto läheb Saaremaaks ka samasse värvi. Ahah, et seda punast musta me enam ei näe, et me näemegi siis sinimust valget. Jah, et see oli tegelikult juba selline pidime pakkuma sellise natuke pikemaaegse diili, et natuke siis ohverdasime sealt Saaremaalt ka juba ja siis tuleb ka see auto sellesse värvi. Sa Škodadest olid sa ju tegelikult selles 28. rivis, need R5 autosid seal kokku oli 28 ja Škodadest olid sa kõige kiirem Škoda. Kas sellest on nagu kuidagi selles maailmas praegu hetkel tagasiside juba mingisugune olemas ka, et kes see nüüd meil kõige kiirem oli siis?
Škoda poolt küll meil tuli, et õnnitleme. Ma saatsin kohe meili vastu, et mu number on selline, et kui midagi toimumas on, et siis ma olen iga kell saadaval, et jah, hetkel rohkem sealt midagi arenenud ei ole, aga proovime endiselt ise jätkuvalt suruda ja mõelda, et kuidas siis nüüd kõige paremini edasi minna. Aga kuidas see on? Veel kord, kui sa mõtled kogu selle pildi peale, et ega WRC-s ka, meil on täna, eks ole, Hyundai on Toyota. Sealt on puudu Škoda, sealt on puudu Volkswagen, sealt on puudu, ma ei tea, Subaru, sealt on puudu kes iganes. Ford ei ole ka tehase tiim. Et see tegelikult on see kuidagi nagu halb. Väga paljud sõitjad ei saa. Me oleme sellest palju rääkinud, et just nagu paratamatus, aga kas see on nagu paratamatus? Äkki kuidagi ikkagi saaks nii, et ta oleks atraktiivne kõikidele meeskondadele või tootjatele? Ma arvan, et kindlasti saaks, et see on nagu natukene kindlasti ka ju FIA otsustes kinni, aga praeguste meeskondade võib-olla surves kinni, et mis suunas nemad tahaksid liikuda. Et kui see ikkagi, kui see WRC auto läheks natukene nagu soodsamaks, et ta muutub ka taskukohasemaks võib-olla teistele autod. Sellest on aastaid räägitud, aga ei lähe, kuidagi ei lähe. Nüüd läheb see hübriidi läheb veel kallimaks. Kuidagi ei kipu sinna poole minema, jah, et võib-olla lihtsalt tekib mingi hetk see olukord, et ta on sunnitud sinna poole minema. Et kui meil mingil põhjusel peaks näiteks jääma ainult üks tootja, et siis ühe tootjaga võidu ei sõida ju. No jah, täna on nagu kaks, eks ole. Ja see... Ford on ka. Ford on ka, aga see, me saame ju aru, et kui ikkagi, kui sa paned ennast kas või selline sunine ja lappi olukorda, siis nagu siin öeldakse, et sügav külmast tulla ja sõitma hakata ei ole võimalik. No ta kindlasti lihtne ei ole, et sealt kuidagi kuskilt seda välja võluda ikkagi sellel tasemel on ülimalt keeruline. Sa seda hübriidi tulevikku, kui sa oled kursis, et kuidas sa sellesse suhtud? Kas ta praegu on täitsa lukus, et nad ikkagi selle peale nii varakult? Suund on jah küll sinna. Aga ma arvan, et see ei pruugi üldse 100% ikkagi nii minna. Et just praeguste maailma sündmuste valguses võib-olla ikkagi siin tulevad samamoodi muutused. Praegu on niisugune muutuste aeg. Niisiis, Saaremaa ralli on ära. Kui me hakkame siit vaikselt kokku tõmbama, siis kuidas sinu päevad edasi lähevad siis? Järgmiseks aastaks hakkab eelarve kokku ajamine. Ma arvan, me alustame selle tööga ikkagi oluliselt varem juba kui Saaremaa, et ma prooviks selle plaani ikkagi paika saada juba siin lähiaja jooksul ja loodetavasti saame taaskord rallifännid enda poolele. Arvad, et see on jätkusuutlik plaan rallifänne kutsuda üles? Loomulikult ma kutsun ka, kõik rallifännid ka, aga nüüd on see summa, mis sa ütlesid, eks ole, on põhimõtteliselt 350 000. 350 000 on, ütleme, selline, eks me ei looda seda kindlasti saada ju rallifänidelt. Loomulikult me peame tegemagi endiselt nüüd jätkama tööd suurtoetajate leidmisega. Aga pigem on ta selline, mis oleks nagu niisugune ideaalsem olukord, et kui ei tule see, siis ikkagi endiselt me saame vast kokku ühe või kahe etapi eelarve, et siis tegelikult sealt ikkagi annab jälle taaskord ehitada, et praegu samamoodi sõitsime ühe etapi ja ega meil rohkem ju ei olnud midagi olemas, et nüüd see, kui taaskord saame selle ühe-kahe etapi, meil õnnestub ka hea tulemust saada nendel ühel-kahel etapil, siis sealt saab jälle ehitama hakata. Mis hetkel sa nagu tahaksid, et sul oleks nagu nii-öelda mingi kindlus rahalises mõttes nagu olemas, et on üldse plaani teha uut aastat välismaal? Ega meil seda mugavust ei olnud siin Rally Estonial ka, et pigem ongi. Me surume viimase hetkeni välja, kui see regamine peaks meie eesmärgi või pärasel rallil kinni minema ja kui tuleb kokku, siis olemegi rõõmsad, et ei anna alla kuni viimase hetkeni. No ütleme nii, et see WRC2 või WRC3 on igatepidi veel selline ka, et nagu palga peale sul saada ei ole võimalik, et see kõik on nii-öelda ikkagi hobisõitmine selles mõttes, et sa nagu ei teeni selle, see on puhas väljaminek. Kui keegi tuleks, ütleks täna, et näe, siin on patakas raha, sõida ja kui sa saad nii-öelda palga peale, siis maksad kõik tagasi. Sa võtaksid kohe vastu. No loomulikult praegu me ju ikkagi polegi võimalust sõita, et ainuke võimalus on kuskilt see vahend ise leida, et kui nüüd oleks see vahend tulemas ja see on mingi nii-öelda tuleviku lubaduse nimel, et siis loomulikult me võtaks selle võimaluse, et rallisõitjana sa tahad ikkagi sõita ja näidata, milleks võimeline oled. Sa ütlesid siin ennem, et 33 vanusena tegelikult ei ole mingi nagu vanus või piir, et isegi öelda veel ka WRC-st unistada, mida sa tegelikult kahtlemata ikkagi ka veel teed. Ja.
On sul mõni näide tuua maailmast, kes oleks sellises vanuses veel WRC ukse lahti murdnud? Kas just murdnud, aga kes on endiselt kiire, et Chris Meek on tegelikult endiselt kiire, võib-olla tal on stabiilsusega olnud probleeme, aga tegelikult tema vanuse kohta ju sõitis ka eelmine aasta väga kiiresti. No Lööb on ka kiire. Ja Lööb on ju ka väga kiire. Tulevad mehed diivani pealt ja juba hakkavad kohe sõitma. Et sa arvad, et see ei ole, see unistus ikkagi veel ei ole läinud? Et mina selles vanuses, ma arvan, ma vähemalt ise, ma räägin enda tunde põhjal, ma ei näe, et vanus siin probleemiks oleks, et pigem ongi võib-olla tänaseks sellist just seda loogilist mõtlemist ja seda nagu teatud mõttes kogemust ja sellist, ütleme sellist jonni tekkinud selle protoga ja et lihtsalt lähme rühime edasi ja teeme selle asja ära. Kui see kõik ei täitu, kui kaua Egon Kaur rallit sõidab? Selle vastuse ma jään sulle ilmselt võlgu, et ja sa ei oskagi elus muud teha. Ehitada autosid, sõita rallit ja olla selle asja sees. Sa ei oskagi muud teha. Tänases pildis ma kindlasti, ma tunnen kohe pärast nüüd seda Rally Estoniat, ütleme nii, et see energia läks väga suureks. Et kui sa ikkagi näed, et sa oled tõesti juba lähedal sellistele meestele, kes on juba pikemalt sõitnud või kes on nii-öelda juba need kodanikud, keda mõeldakse, et aha, tema saab juba kindlasti WRC-sse, et Oliver Solberg kindlasti selline inimene on. Kindlasti ta läheb sinna, see ei ole küsimust. Tema sinna suundub, et kui sa nagu näed, et sul pole ühtegi eelist ja sa suudad taga ikkagi võidu sõita, et see teeb näljaseks. Väga hea, see teeb näljaseks ja tõepoolest loodame, et see nälg saab kunagi ka nii-öelda täidetud. Millal võivad inimesed hakata kuulma, et Egon nüüd tahab äkki uuesti kampaaniat teha, et millal see juhtub kõik siis? Ma arvan, et hoidke kindlasti Kaur Motorspordi Facebookil silm peal. Ma arvan, et kindlasti kaasame ka amatööri meie tegemistesse. Et ma arvan, et siin lähiajal mõtleme midagi välja ja paneme asja käima ja läheme üheskoos, siis teeme selle asja ära. Võiks teha küll. Tegelikult see ilus lugu, mis Rally Estonialt alguse sai, mis on, ma arvan, tegelikult Eesti spordis tervikuna väga ilus lugu, sest et sellist nimelist raha kogumist inimeste käest on ette tulnud. Meenub mulle näiteks Ainar Johanson Ironmanil omal ajal sellist 10 aastat tagasi tegi särgi. Aga autospordis mulle väga sellist ei meenu. See esimene lugu on nüüd tehtud, et tõesti, et kui suudaks selle teise looga teha, et mine tea, mis sealt välja tuleb. Ja see on isegi uskumatu, et kui vägevad fännid meil ikkagi siin väikses Eestis on, et tulla niimoodi kokku ja panna õlg alla ja väga rõõm, et me saime neile emotsiooni tagasi ka pakkuda, et loodetavasti saame seda veel teha. Seda sa pakkusid kahtlemata kõigi nende 3 päeva jooksul, mis Rally Estonia toimus ja saame siis näha Saaremaal siin järgmine kord selle protoautoga juba ja äkki siis uuel aastal R5 sarjas tervikuna. Aitäh, et vaatasite, aitäh, et kutsusid meid siia külla ja kindlasti kohtume kunagi veel, kui on põhjust juba rääkida äkki suurtematest asjadest. Aga tänaseks meie poolt kõike. Kohtumiseni. Aitäh.